Räägime sellest, kuidas valida kutseeksamile naistöö jaoks õiget modelli. Kõigepealt on eksami kriteeriumitesse sisse kirjutatud selline asi, et te peate ära saama lõigata 2 või rohkem sentimeetrit. See tähendab, et juuksed ei peaks olema mitte väga pikad, samas ka mitte väga lühikesed. Kui juuksed on paksud ja pikad, siis võib olla teie kaasõpilasel, kellele see modell loosiga läheb, liiga raske ajas püsida ja sobivat soengut lõigata. Sellel konkreetsel nupul on praegu väga hea pikkus, mis on kuskil siis 20 sentimeetrit, võib olla kuni 30. Aga kui te vaatate selle peale, et toote lühikese juuksega modelli ja ta peab ära lõikama 2 sentimeetrit, siis me naiste lõikuse puhul nagu sellist siili ikkagi päris ei lõika. Ja siis ka see üldpikkus võiks olla kuskil õlgadeni, võib ka natukene pikem olla, aga jällegi mõelge selle peale, millist tööd te ise tahaks teha ja millise töö te siis kaasõpilasele loosiga toote. Et siin on täpselt samamoodi kuskil 20 sentimeetrit, et see on päris paras pikkus. Juukse värv, et värv tuleb ka teha eksamil, võikski olla kuskil selline 7., 8. või ka ütleme miinimum 6. aste. Kuna värvi muutus peab olema nähtav, siis oleks kena, kui te värvite kas 2 tooni tumedamaks või 2 tooni heledamaks või kui heledamaks väga värvida ei saa, kasutate mingisuguseid värvitehnikaid, teete salke või laaste vahele või värvite otsad natukese heledamaks. Aga kindlasti ei maksaks kaasa võtta sellist modelli, kellel on täis blondeeritud juuksed, sellepärast blondeerimine nõuab eelpigmenteerimist ja see töö võib venida liiga pikaks ja võib-olla ei teie ega teie kursuskaaslane ei saagi sellega päris hästi hakkama ja tulemus on kole roheline. Või siis teine variant, kui juuksed on väga tumedad, et juhtumisi seal äkki 4., 3. aste, et siis on ka keeruline seda värvimuutust seal näidata, et siis tuleks eelnevalt ju blondeerida ja see ei mahu ka ajasse. Ühesõnaga, selline modell, nagu mul see nupp praegu on suht ideaalne. Sellise juukse pikkusega, sellise juukse tooniga ja kui te sellise modelli endale leiate ja valite, siis on, ma arvan, eksamil õnnestumine garanteeritud.